USA liitlased Lähis-Idas on pettunud Donald Trumpi poliitikas ja kaaluvad võimalust Ameerika sõjaväebaaside sulgemiseks oma territooriumil. Washington Post teatab, viidates Araabia ja Lääne ametnikele, Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraatide, Katari, Kuveidi ja Bahreini valitsused on Trumpis pettunud tema suutmatuse tõttu saavutada sõja lõppu Iraaniga. Ja mõned neist riikidest arutavad juba Ameerika sõjaväebaaside edasise paiknemise otstarbekust oma territooriumil. Nimelt saavad nad nende baaside tõttu Iraanilt lööke, aga Trump ei suuda seda sõda kuidagi lõpetada. Üks Araabia ametnik sõnastas selle eriti karmilt. Tsitaat. Trump alustas selle sõja, aga meie maksame selle eest. Ja sellele ärritusele lisanduvad kohe veel kaks asjaolu. Esimene. Trumpi enda sõda on kriitiliselt õõnestanud maailma õhutõrjerakettide varusid. Ja teiseks, Trumpi sõja eesmärkide nimekiri on poole aastaga järsult kahanenud. Nüüd loodetakse vähemalt avada Hormuzi väin ja stabiliseerida naftahinnad. Kõik ülejäänud selle sõja eesmärgid, mis alguses välja kuulutati, on jäänud teise, kolmandasse või isegi viiendasse järku. Ja kõik, mis liitlasi murelikuks tegi, tuumaprogramm, Iraani toetatud rühmitused, raketid ja nii edasi, on kõik endiselt lahendamata. Ja nüüd küsivad liitlased Pärsia lahe ääres, kas meil on üldse vaja hoida oma territooriumil Ameerika sõjaväebaase? Või peaksime neist siiski loobuma ja nagu öeldakse, jääma sellest konfliktist kõrvale? Räägime sellest teemast, jagan mõningaid siseinfot ja sukeldume sellesse põhjalikult. Minu nimi on Aleksei Petši. Enne kui alustame, palun tellige kanal. Me liigume 300 000 tellija piiri poole. Seetõttu olen tänulik iga teie tellimuse eest. Alustame siis selle päeva kõige kõmulisemast uudisest. Washington Posti andmetel on Pärsia lahe riigid avalikult väljendanud rahulolematust Donald Trumpi poliitika suhtes Lähis-Ida piirkonnas. Rahulolematus on jõudnud kõrgeimale tasemele alates sellest, kui USA ja Iisrael ründasid Iraani 28. veebruaril. Viimastel nädalatel on Donald Trump korduvalt ähvardanud Iraani mingite ülivõimsate löökidega, kuid siis on oma sõnadest taganenud, viidates prognoosile. Läbirääkimiste edenemine, mis lõpuks ei viinud mitte kuhugi. Samal ajal kannatavad Pärsia lahe riigid jätkuvalt reaalsete rünnakute all. Eelkõige Saudi Araabia, mis saab lööke mitte ainult Iraanilt endalt, vaid ka tema toetatud Jeemeni Houthide ja Iraagi miilitsa poolt. Tuletan ka meelde, et Houthid üritavad sulgeda Bab el-Mandebi väina ja pärast seda, kui Iraan sõja esimestel päevadel blokeeris Hormuzi väina, Saudi Araabia muutus väga sõltuvaks just oma nafta ekspordisadamate tööst Punases meres. See tähendab, et ta sattus korraga kahe olulise suuna pealt ohtu. On märkimisväärne, kuidas muutus liitlaste enda positsioon. Väljaande allikate sõnul oli Omaan sõja vastu juba algusest peale. Aga Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraadid ja Bahrein muutsid aeg-ajalt oma seisukohta ning toetasid sõda mõnikord. Lääne diplomaat selgitas sõja algusperioodi loogikat nii. Ar-Riyadis ja Abu Dhabis lähtuti sellest, et kiire ja otsustav võit võib neile olla üsna kasulik. Kuid olukord hakkas muutuma enne esimest läbirääkimiste vooru Iraani ja USA vahel aprillis. Sest siis sai juba selgeks, et Iraani režiim mitte ainult ei kuku, vaid ei ava ka Hormuzi väina. Ja nüüd see pettumus kasvab konkreetseks praktiliseks tulemuseks. Pärast aprilli hakkasid mõned riigid uurima alternatiivseid sõjalise koostöövõimalusi. Selle tulemuseks oli vastastikuse kaitseleping, mille eelmisel nädalal allkirjastasid Saudi Araabia, Türgi ja Pakistan. See on seesama pakt, mida me juba selles YouTube'i kanalis analüüsisime. Kõrgetasemeline Euroopa ametnik nimetas seda kokkulepet otseseks signaaliks USA'le. Nimelt püüavad 3 mõjukat sunniitlikku riiki mitmekesistada oma partnereid. Eelkõige sõjalise koostöö vallas. Ametnik, kes on regulaarselt kontaktis Pärsia lahe riikide juhtidega, teatas, et nende arvates ei piisa enam Ameerika Ühendriikidest julgeoleku tagamiseks. Seetõttu tuleb otsida alternatiive.
ja ma tuletan meelde, et Ameerika Ühendriike peeti aastakümneid regiooni julgeoleku tagajaks. Samas täpsustas üks lääne diplomaat piirkonnas olulist nüanssi. Ei maksa ka lõhe ulatust üle hinnata. See tähendab, et on oluline mitte äärmustesse kalduda. Need muutused ei tähenda Araabia riikide suhete kardinaalset ümberhindamist Washingtoniga tervikuna. Juba enne sõda Iraaniga olid Ameerika väed piirkonnas. Selle lääne diplomaadi sõnul ei tekitanud erilist entusiasmi. USA kohalolek oli pigem vajalik pahe. Nüüd, miks Washingtonile ei pruugi füüsiliselt olla võimalik loota ega olukorda parandada, isegi kui ta seda väga sooviks? The Telegraphi andmetel USA oli aastakümneid õhutõrjesüsteemide tootmise liider, kuid Lähis-Ida sõja taustal hakkasid isegi nende varud otsa saama. Ameerika Patriot ja CAAD osutusid tõhusaks Iraani ballistika vastu, kuid aastate jooksul kogutud laskemoon kulutati ära vaid mõne kuuga. Konkreetsed arvud. Selle sõja ajal kulutasid USA The Telegraphi andmetel umbes 2/3 kogutud Patriot rakettidest ja 40% kõigist CAE rakettide varudest. Praegu suudab Washington, märgin ära, toota umbes 650 Patrioti raketitõrjeraketti ja vaid 96 CAAD raketti aastas. Ja siin on võtmetähtsusega detail just liitlaste jaoks. Praegu kasutab Patriot õhutõrjesüsteeme 19 riiki maailmas. Ja peaaegu kõik neist sõltuvad USA tarnetest. Seetõttu muutub igasugune puudujääk Ameerika Ühendriikides tegelikult ülemaailmseks puudujäägiks. Jaapanil on juba litsents Patrioti rakettide tootmiseks. Saksamaa, nagu te teate, ehitab tehast, kuid nende võimalused on märkimisväärselt väiksemad kui Washingtonil. Samal ajal Venemaa, Iraan, Hiina ja Põhja-Korea suurendavad ballistiliste rakettide tootmist. Hiinal on ametlike andmete kohaselt juba 3000 ballistilist raketti varudes. Venemaa toodab umbes 100-126. Ühe ballistilise raketi tõrjumiseks on keskmiselt vaja 2 tõrjeraketti. See tähendab, et puudujäägi matemaatika on veel hullem, kui esmapilgul paistab. On ka märkimisväärne, et tõrjerakettide puudus on juba otseselt mõjutanud Pärsia lahe riike. Just neid liitlasi, kelle pettumuses kirjutabki Washington Post. Nende andmetel esitavad nad väga suuri tellimusi oma õhutõrjevarude täiendamiseks. See tähendab, et Washington ei kaota liitlaste usaldust ainult poliitiliselt, ta ei suuda neid füüsiliselt varustada selle relvastusega, mis muudaks Ameerika sõjalise kohaloleku nende silmis väärtuslikumaks. Ja kolmas lõpetav nüanss selles loos, see on see, kuidas selle aja jooksul, selle sõja jooksul, Donald Trumpi eesmärgid selles sõjas on muutunud kitsamaks. Tuletan meelde, et algselt seadis Donald Trumpi administratsioon absoluutseid eesmärke. See oli Iraani täielik kapituleerumine ja Iraani režiimi vahetus. See on garantii, et Iraan ei saa kunagi tuumarelva. See on garantii, et raketiprogramm ja drooniprogramm lõpetatakse vähemalt. Ja mis on oluline, Teheran peab lõpetama kogu oma toetuse piirkonna proksi jõududele, nagu Hezbollah või Jeemeni hussiidid. Sellised olidki ambitsioonikad eesmärgid, kuid Fox Newsi intervjuus 14. augustil vastas asepresident J.D. Vance küsimusele, millega võib sõda lõppeda, nimetas ta juba ainult 2 eesmärki. Ta ütleb, et meil on 2 peamist eesmärki ja ta nimetas need eesmärgid just sellises kõnekas järjekorras. Edasi tsiteerin. Esimene eesmärk on tagada, et laheriigid jätkaksid nafta ja gaasi tarnimist maailma majandusele, et meil oleks energiahindade stabiilsus. See on eesmärk number 1. Hoida ameeriklaste jaoks nafta ja gaasi hinnad odavad. Ja teise punktina ütleb Vance, et tuleb tagada, et Iraan ei saaks kunagi tuumarelva. Pange tähele seda järjestust ennast. Nafta hindade stabiilsus on nüüd ameeriklaste jaoks tähtsam kui Iraani denukleariseerimine, mida veel hiljuti peeti absoluutseks prioriteediks number 1. See tähendab, et see sama sõda, mille nimel Donald Trump algselt nõudis Teheranilt tingimusteta kapituleerumist, taandus poole aastaga ametlikult ülesandeks mitte lasta bensiini hindadel USA's tõusta. Ja lahe liitlased saavad samal ajal jätkuvalt reaalseid lööke ja kannatavad selle sõja tagajärgede tõttu tegeliku majandusliku kahju. Mis meil siis lõpuks on?
USA liitlased Pärsia lahes on pettunud mitte pelgalt abstraktses mõttes. Ei, nad seostavad oma ärritust otseselt sellega, et Donald Trump ei suuda sõda lõpule viia, samal ajal kui just nemad maksavad selle eest. Husiitide rünnakud, blokeeritud Hormuzi väin, sõltuvus haavatavatest Punase mere sadamatest ja nii edasi. Vastuseks sellele on nad juba hakanud rajama sõjalisi alternatiive USA-le. Näiteks leping Saudi Araabia, Türgi ja Pakistaniga. Ja Washingtoni võimalus nende usaldust sõjalise jõuga hoida on füüsiliselt piiratud. Tuletan meelde, et 2/3 Patrioti varudest ja 40 taadi on juba sellele sõjale kulunud, mille tõttu kõik need liitlased ka kannatasid. Ja selle taustal tunnistab ka Trump ise oma asepresidendi kaudu sisuliselt, et esialgsed sõjaambitsioonikad eesmärgid on kõrvale heidetud palju tagasihoidlikuma ülesande kasuks. Lihtsalt mitte lasta ameeriklastel rohkem bensiini eest maksta. Kõik taandus sellele. Tuletan meelde, enne sõda seda probleemi tegelikult ei olnudki. Ja nüüd huvitab mind, kuidas Trump sellest olukorrast välja tuleb. Siin panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video alla kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest, kõike head, nägemist!